Tere! Paljudel maaomanikel on soov oma metsas praktiseerida sisuliselt püsimetsa majandamist. Aga metsanduslik seisukoht on, et enamusraie, lõppraie näol peaks olema ikkagi lageraie. Aga kuidas siis majandada metsa sedasi, et seal püsiks järjepidevalt mets? Tänaseks ma tõin teid männikusse. Et kuidas männikus majandada metsa selliselt, et see ei lõppeks lageraiega. Ütleme niimoodi, et kui minu selja taga oleks männik, mis on puutumata, milles ei ole tehtud mingisugust raiet, siis tuleks alustada sellest, et tuleb helistada metsandusfirmasse ja kohale kutsuda harvester. Harvester lõikab sisse väljavõteed ja lisaks teeb männikus, sellises vanas männikus, harvendusraie põhimõttel aegjärgse turbse raie. Selle asja eesmärk on anda maapinnale valgust, luua puude omavaheline kaugus kuskil 3 meetrit, 4 meetrit, et maapind saaks piisavalt valgust ja toitainete konkurents väheneks suuremate puude peal. Ja sinna alla hakkab tekkima noor männik. See noor männik ongi alus uuele metsapõlvkonnale, aga samas peal kasvab ka vanemat metsa. See tagab selle, et esimese raidega juba ei ole tegemist lageraidega, vaid meil on tehtud raie, millest maaomanik saab tulu ja tal on mets alles. Samas harvester raiub välja kas jämedamaid ja jätab just peenemaid mände alles. Ja tulevikus, näituseks 10 aasta möödudes, tuleb uuesti võtta metsandusfirmaga ühendust. Aga siis ei maksa enam kohale kutsuda harvesteri, vaid tuleb kohale kutsuda professionaalset saemehed. Probleem on selles, et siis enam harvesteriga seda sama metsa on väga keeruline majandada. Asja iva on selles, et sinna alla on tekkinud uus noor mets ja peal kasvab vana, tugev, võimas männik. Kui nüüd hakata harvesteriga seda võimsat vana männikut järjekordselt harvendama, siis hävitame sisuliselt selle noore metsa, mis seal all on. Harvesteri töö põhimõte on see, et ta võtab siit puu alt kinni, puu kukub ümber ja ta tõmbab seda koos ladvaga enda poole. Ja selle tulemusel ta tõmbab puruga kõik selle, mis on maapinna peal. Kõik see noorendik saab kahjustatud ja see vaev, mis on nähtud eelmise metsandusfirma poolt, oli täiesti asjad. Sellest tulenevalt tulekski kohale kutsuda professionaalsed saemehed, kes langetavad metsa selliselt, et nüüd alles olevad väljavõteede mööda saab väljaveotraktor materjali ilusti korku korjata. Aga samas jääb piisavalt suur hulk raieküpseid mände alles ja alla jääb ka see noor männik. Valgustingimused paranevad veelgi. Toidu konkurents vee ja mullastikus paraneb ka väiksemate mändide jaoks ja mets hakkab altpoolt paremini kasvama ja samas ka need elujõulised männid kasvavad ka veelgi paremini. Maaomaniku jaoks tähendab see seda, et näituseks 10 aasta pärast uuesti teha uus raie saemeestega. Ta saab juba 3. korda tulu. Lageraiega oleks see tulu ühekordne olnud, aga püsimetsa majandamisega oleks see 3. korral 20 aasta jooksul hiljem juba 20 aastaga 3 korral saada metsanduslikku tulu metsast. Tood saemehed kohale, nad lõikavad veelgi seda männikut hõredamaks, aga nad jätavad hektari peale umbes, ütleme, keskmiselt 40 puud. Seda raieküpset, jämedat, võimast mändi. Jätavad need loodusele. Ja alt tuleb see noor männik. Kui see on juba näituseks nii jäme, et seda võiks harvendada, siis saavad juba harvendusraiega ka seda noort männikut, sealt tuleb ka omakorda männik. Seda männipalki või peenpalki või paberipuud. Ja mis on asja iva, on see, et mitte kordagi ei teki lageraiet. See metsa majandamine on täiesti võimalik selliselt, et ei ole lageraiet. Küsimus on ainult tahtmises ja
oskuslikes töömeeste leidmises. Mõistagi tasub see ennast ära. Mina soovitan edu. Aitäh kuulamast!